Kui siin Luutside külades ringi sõita, siis hakkab kangastuma see pilt, üsna eestlaslik pilt, et nad otsisid endale uut paika, kuhu oma kodu rajada. Nad tahtsid elada oma moodi, oma viisil, uskuda oma usku ja nad on tõesti leidnud sellise koha, kus mitte kedagi ei ole. Tervist, head vaatajad ja tere tulemast meie hõimlaste radadele. Oleme oma rännakul tagasi Eesti pinnal, et liikuda siit Baltimaades elavate soome-ugrilaste lõunapoolsematele aladele. Eelmises saates vaatasime, mis on ühist Seto kuningriigipäeval ja metsasoomlaste vabariigil. Ühtlasi andsime setodele üle metsasoomlaste läkituse. Ülemsootska on siis alates sellest momendist siis ühtlasi ka metsasoomlaste vabariigi kodanik. Ning tegime kiirkursuse vadjalaste juurde. Tänases saates võtame ette teekonna Ida-Lätti, et saada teada, kes olid leivud ja Luutsi maarahvas ning kus nad elasid. Oleme Paikene külas, kus oli omal ajal 13 leivude talu. Kui need hooned saaksid kõnelda, siis nad ütleksid seda, et see oli üks viimaseid kohti, kus kõlas leivu keel. Aga enne, kui pöörame suuna lõunasse, teeme veel kiire põike meie piirilinna Narva, mis oli 2025. aastal soome-ugri kultuuri pealinn. Jaak, sa oled meelitanud mind soome-ugri kultuuri pealinna Narva. Kas midagi on sassi läinud? Ei, midagi sassi läinud ei ole. Tegelikult Narva on väga õige kohana paik soome-ugri kultuuri pealinnaks, selleks, et Narva, see on vana vadjalaste, Läänemere soomlaste ala ja tegelikult see Narva nimetuski on ju Läänemere Soome päritolu. Et väga täpselt ei tea, et mis keelest ta tuleb, mõned ütlevad epsa keelest, mõned ütlevad midagi muud, aga üldiselt on kõik sellel meelel, et Narva on siis, tuleb ikkagi ühest soome-ugri keelest. Astume sisse Narva Ingeri majja, mis koondab endas paljude soome-ugri rahvaste teadmisi. Siin saab lugeda kirjandust, maitsta rahvusroogasid ning viia ennast kurssi ka soome-ugri rahvaste sümboolika ja lippudega. Mis te arvate? Mis rahvalipp see mul käes on? Üldiselt soome-ugri rahvastel on kõigil uued lipud ja eelkõige on nad siis tekkinud 1990. aastatel ja siis on nad kinnitatud ja üldiselt eestlased teavad küllaltki halvasti soome-ugri rahvaste lippe. Et see, et on isurilipp, no kuivõrd üldse me teame või seal seina peal on vadjalaste lipp, et kuivõrd me seda teame. Aga tõesti üle 100 aasta vana on Ingeri Soome lipp ja kuna Ingeri soomlased korraldavad laulupidusi, siis Ingeri Soome lipp ikka aegalt lehvib ja siis vanemad lipud on muidugi Eesti lipp ja siis ka Soome lipp. Nii et aga üldiselt soome-ugri lipud on kõik umbes 30 aastat või isegi vähem vanad. Siin Narva Ingeri majas saab täna proovida vadja hõrgutisi. Vadjalasi elab Eestis umbes 100–200. Neid, kes keelt räägivad, on 10, aga need lootsikud on väga-väga tuttavad. Tere jälle! Tere! Kuidas selle küpsetise nimi on? Vadjaviisi see on vatruškat. See on väga nagu Karjala pirukat. Aha, nii et see on sarnane Karjala pirukaga. Ja see on kalaga ja kartuliga ja hirsiga. Kas ma võin proovida ka? Jaa. Jällegi meenutab nagu meie Eesti pastelt, aga see tehnoloogia on Karjala piruka sarnane. Ma nusutan, on kalalõhna, ma arvan, et see on lõhe. Võib olla lõhe, jah? Jaa. Kuidas lõhe on vadjakeele? Lõhe, jah. Lõhe. Nagu vadjakeel on väga sarnane eesti keelega, et lõhe on ka lõhe. Nii, ma proovin. Väga maitsev. Niisugune tugev, tummine. Suur passiba.
Suur passiba, suur aitäh, suur tänu. Nii, Kas sa tahad proovi vadjasuppi? ma tahan väga proovida vadjasuppi, sellepärast, et ma ei ole elus vadjasuppi proovinud. See on hapukapsa supp seeniga. Ja kartul on, ja sibul on, ja köömen. Issand, see on täiesti üks väga kummaline supp. See on rooka. See on roog. Rookasupp. Nimi. Ahah. Ka üks kummaline asi, et nagu on tuttav, sest ma olen elus söönud nii hapukapsasuppi, nii seenesuppi, aga ma ei ole kunagi söönud hapukapsasuppi, kus on kartulid ja seened koos, nii et esimene emotsioon on siis milline. Lõhn on värske, pigem selline niisugune juurviljasupi lõhn. See on üks huvitav supp. Aga jällegi väga kerge, ta ei ole väga rasvane, rammus, pigem on selline mõnus kerge supp. Väga maitsev. Lisaks vadjaroogadele saab siin teha kiire kursuse ka vadjakeelde. Selleks on olemas vadja vanasõnade kaardid, kus sama tekst on kirjas nii vadja, eesti, vene kui ka inglise keeles. Aja kohta vaatame, mida öeldakse. Aik kõik raanõd paratab. Siin on ka vene, eesti ja inglise keeles, aga vaste on väga lihtne. Aeg parandab kõik haavad ja aik kõik raanõd paratab. Et kui hästi loovust kasutada, fantaasiat, siis peaks peaaegu aru saama küll. Ema ja isa kohta vaatame, mida siis öeldakse. Ema ja ise, need on ju peaaegu nagu eesti keeles. Saab kohe aru. Oi. Üvel isal üved lahtsed. Vahmöl isal vahmad latsed. Üvel isal üved latsed. Heal isal head lapsed. Vahval isal vahvad lapsed. Aga mis see võiks siis teha? Tähendada, siin ongi viga sees. Heal isal head lapsed ja vahvõl või vahmöll on siis rumalal isal rumalad lapsed, nii et tegelikult siin tekkis niisugune põhimõtteline viga. Aga millest jutt, sellest saab aru. Vadjakeel on olnud üks väiksema kõnelejaskonnaga Läänemere soome-ugri keeli. Vadjakeele lähim sugulane on muide põhja-eesti keel ehk meie emakeel. Jäänalt tõmmati. Omad pienet koodmuhomad pasikasin merre veeti. Ja selle oltiin sinne saakons jo päivät jo jää jo märännyt, siis tulla vasta takas. Rahha tehti paljon. Ailia pyyvettiin, ailia. Talven vaan ailia. Suured nootot. Tänaseks on vadjakeele rääkijaskond hääbunud väga väikeseks. Kui veel 20 aastat tagasi hinnati vadjakeele rääkijaskonnaks umbes 60-70 inimest, siis keeleteadlane Heinike Heinsoo on hinnanud, et praegusel ajal oskab hästi vadjakeelt rääkida vaid 4 inimest. Kõige põhjalikum vadjakeele ja vadja folkloori koguja oli professor Paul Ariste, kes elas aastatel 1905 kuni 1990 ning kes oli Tartu Ülikoolis kaasaegse fenno-ugristika rajaja. Ma olin keskkooli pois, kui sain esimese vadjalasega tuttavaks ka Tallinnas. Panin ta midagi kirja, see on kogu aeg püsinud. Võiksin mõelda, et vadjakeelt ma olen siis, mis ma olin, vist olin 16 aastat vana. Nüüd ma olen 73, ma arvan ise, kui palju mitu aastat vadjakeelga tegelikult on. Mul on kõige suurem vadjarahvale kogu vadjakeeles kirja pandud, umbes 7000 lehekülge. Siis nii vadjalasi pole enam, mis saa enam. Võiks küll koguda, need on 20 tükki ja need rahvalt enam ei tea nii palju. Ariste alustas Tartu Ülikoolis tööd juba 1933. aastal. Teise maailmasõja järel sai temast Tartu Ülikooli soome-ugri keelte kateedri juhataja. Sel positsioonil tegutses ta 31 aastat. Ta on avaldanud umbes 1300 teaduslikku tööd, sealhulgas umbes 50 raamatut. Ja muidugi korraldas ta tohutul hulgal ekspeditsioone, nii vadjalaste kui ka teiste soome-ugri rahvaste aladele, kuhu kaasas ka oma tudengeid. Ekspeditsioon
see on koht, kus saab üliõpilasel kõige lähemale minna, üliõpilase enesega lähemale tuua. Seal me koos töötame. Alguses nad vaatavad, kuidas mina kirja panen, püüavad jälgida, pärast peavad nad iseseisvalt töötama, siis kontrollin. Ja kui 2 nädalat nii koos oled, seal tõesti suured sõbrad oleme siis. Võib-olla paneksite ennast sellisesse olukorda, et te olete Paabelis. Paabel on neid. Jah. Paabel on hakkas rekonstrueerima. Jah. No seal... Aga vaat, kui nüüd olete seal, teil on vaja leida, ütleme, mingit tänavat üles, mitmes keeles te saaksite seda küsida? No seal Paabelis vist ma ei saa küsikski, on idamaised keeled, neid ma vähem oskan. Küll ma, ütleme nii, juttu veel maha rääkida, lobiseda 16 keeles, aga lugeda palju rohkem nii väikest juttu ajada. Miks me üldse Paul Aristest räägime? Mis on tema olulisus? Ja ta küll lahkus meie hulgast aastal 1990, aga ikkagi tema pärand elab ja elab võimsalt. No jah, et Paul Ariste oli ikkagi väljapaistev keeleteadlane, akadeemik ja tegelikult tema on üks nendest meestest, kes on, ütleme, kogu selle tänapäevase soome-ugrilisuse või kogu selle soome-ugri liikumisi üks käila kujusi. Et ilma Paul Aristeta ei oleks tulnud kindlasti Tartu Ülikooli nii hulganisti kaitsma doktori ja kandidaadi väitekirju idapoolseid soome-ugrilasi. Tartu Ülikoolist sai soome-ugri maailma keskus. Ja temast saavad alguse ka need ekspeditsioonid või ränded, mida hakkavad tegema siis ka Eesti Rahva Muuseum ja Tartu Ülikool Kunstiakadeemia, et ta mõjutab siis ja mõjutab ka muidugi filmimaailma. Lennart Meri soome-ugri filmid tulevad just nimelt Paul Ariste ideestiku põhjalt. Siin ta käis, eks ole, keeleekspeditsioonil. Esimesed keeleekspeditsioonid olid tal tegelikult liivlaste juurde ja pärast on ta ilmselt jõudnud siis siia leivude juurde ja jõudis ka mujale, nii et tegemist on siis absoluutselt suurkujuga. Ilmselt kuulsite Jaagu tekstist sõna leivud. Kes nad olid ja kus nad elasid, sellest järgnevalt räägimegi. Siin on üks väga hea ülevaatlik kaart leivude aladest, kus nad on asunud ja muidugist on need kohanimed siin need, mis peegeldavad siis leivude siin olekut. Ja siin te näete siis sellised kohad nagu Paikeni, Tšonkas, Siivetsi, et need on siis leivu nimed, aga tõesti tekitab nagu küsimusi, et no miks pärast on siis Paikeni ja siis on siin Leelapi või siin on korraga Ragi niimoodi sulgudes. Ja asi on nimelt selles, et millegipärast on siis Läti riik arvanud, et kuna maa-alal on puhalt teiskeelsed nimed, et need oleks vaja tõlkida siis läti keelde, et lätlased saaksid aru, kus nad siis elavad. Leivude päritolu jääb veidi segaseks. Wikipedia andmeil on tegu eestlaste hääbunud rahvakilluga Lätis, Koiva jõe ümbruses. Mõni teine allikas räägib leivudest kui liivlaste rahvakillust. Дело такое, что в советском периоде, в котором жили латыши и эстонцы, были такие народы латыши и эстонцы, а не было ливи. Они даже не говорили, что они ливи. Никто вообще. А говорили их старые поколения в своем языке. Говорили. И когда спросили, моя бабушка говорит в чужом языке с папой. Говорит, да, они никогда не говорили, что они ливи. А когда немножко менялись и ослабели эти условия, которые были, тогда появились люди, которые очень мало. Они просто сказали, что они эстонцы. Просто эстонцы. Esimesed teated leivu murrakust ja selle kõnelejatest pärinevad 18. sajandist ning veel 1935. aastal olevat olnud 131 leivu murde kõnelejat või sellest arusaajat. Tänaseks on leivud lätistunud ning leivu keel kadunud. Siin tegelikult ootabki meid ees päris esimene kohtumine leivudega. Nimelt on otsitud välja siit rida fotoülesvõtteid ja siin on näha
erinevaid siis tegevusi, toimetumisi, mida fotograafid on jäädvustanud. Et Jaak, mis see on? Vot see on tegelikult väga väärtuslik foto. Siin on tegelikult viimased siis leivukeele rääkijad või täpsemini peaks ütlema siis Lõuna-Eesti keele leivu murde rääkijad. Nimi, ma vaatan kohe, on siis Anton Spoks. Et viimane leivukeele rääkija lahkus meie seast aastal 1988, aga järgi on jäänud fotod. Et me üritasime küll teada saada, kus ta elas, et kas äkki oleks võimalik ka fikseerida seda talumaja, aga väidetavalt seda maja ei ole. Vaatame, siin on mitmed ekspeditsioonid, et näiteks seesama pilt, mis siis ühte sellist kartulivõtu hetke on jäädvustanud, on siis üles võetud samamoodi siis Anton Spoksi perekond ja fotograaf Priit Härmas on siis 77. aastal talletanud selliseid hetki. Et nii nagu siin kohalikud inimesed siis praegu räägivad meile, et võimalik, et siis need on need fotod, mis on jäänud siis Paul Ariste ekspeditsioonis siia, et Paul Ariste väidetavalt käis siin 70. aastatel. Nii, aga uurime edasi, siin peaks olema põnevat leivude kohta veel ja veel. Siin on siis leivu murdes need esimene ja siin on läti keelde tõlgitud. No vaatame, kas me saame midagi aru ka. No Elm näiteks, Elmes, merevaiguseed, Sintars läti keelde. Lõva. Eesti, läti keeles Igaunis. Jumal, Dievs läti keeles. Ja Kanga, ma eeldan, et see on siis Kangas. On kurpe. Nii, aga vaatame, kas me oskame siit ühed lind. Leib, maise. Ja lind on... Putns. Ja siis leivu keeles on lind ikkagi lind. Sa võiksid paar keeleharjutust teha, Kaidur? Ma siis õpin mõned leivukeelsed sõnad. Ma võtan need, mis on eesti keelega sarnased. У нас тоже есть такие островки, две. Я здесь покажу в этой карте. Это карта Лейестимса, да? И на севере от тут и тут есть такие интересные названия, и есть даже легенды такие, да? Рассказы, что тут жили, как Аристе был этот научный сотрудник, он тоже сомневался, это южные эстонцы или лейви, насколько я знаю, сколько я читал. Но тут названия такие очень интересные здесь. Я некоторые скажу. Например, Майяни. Это значит Майя – дом. Да? Ливес – лив, песок. Салк – мы говорим салак, я говорю сейчас про Лейестев там, да? Это эстонский салк, группа Пулкс. Паури – Пärу – это дерево такое, да? Алла, Алли. У нас есть название Алли, где дом такой. Алла – это, не знаете что, это низ. И этот наш Лейестимс, да? Лейестимс, у него тоже было лейвское название Алакля. Это деревня, которая находится где-то внизу, потому что у нас две реки, Гауя и Тирза. И там они совпадают, да, эти реки, и это такая низменность, да? Oleme Paikene külas, kus oli omal ajal 13 leivude talu. Kui need hooned saaksid kõnelda, siis nad ütleksid seda, et see oli üks viimaseid kohti, kus kõlas leivu keel. Ja, võib ütelda, et see on peaaegu eelviimane koht ja mikspärast just siin tegelikult kõik need leivude külad on, kui vaadata niimoodi üsna niimoodi metsade soode keskel, et nad on küllalgi eraldatud ja tänu sellele see leivundus või Lõuna-Eesti siis leivu murre sai võimalikult kaua püsida. Jaak, ütle, mis see leivude lugu on ja mida see meile räägib? Leivude lugu räägib meile sellest,
et need Läänemere soome keeled on ulatunud oluliselt kaugemale lõunasse, kui me tänapäeval seda näeme, et see piir ei olnud sugugi mitte siis Eesti-Läti piir, vaid siis Läänemere soome keeli räägiti oluliselt lõuna pool tänapäevasest Eesti riigi piirist. Kuid siiski see leivude lugu nii lihtne ei ole. Siin kohalikud ka, kellega me vestleme, räägivad ju tegelikult rohkem liivlastest ja meie võib-olla omavahel siin räägime rohkem leivudest kui siis Lõuna-Eesti murdekeele rääkijatest. Et tänapäevaks küll on nagu rohkem selgeks saanud see, et tegemist on ikkagi Lõuna-Eesti siin piirkonnas välja kujunenud siis keelemurdega, mitte siis liivlastega, nagu näiteks mingitel aegadel, ütleme 20. sajandi alguses on arvatud. Tõsi ta on, et leivusi ei ole kunagi olnud eriti palju, et kõige rohkem on neid loendatud umbes paar tuhat, et mitte rohkem, kuid juba siis 30. aastatel oli neid kõigest järgi sadakond ja peale seda siis 60-70. aastatel kümmekond, kelleks siis keelejuhiks võib-olla kõlbas ainult üks või kaks inimest. Aga see maja on leivude järeltulijate valduses tänase päevani. Jah, et kuulda on, et lihtsalt järeltulijad on siis Valmieras ja Riias. Siin küla vahel saab selgeks, et leivudega rääkida kahjuks ei ole enam võimalik. Õigupoolest ei ole neid inimesigi enam siin, kes siin taludes kunagi elasid. Aga mis on alles, on leivude ehitatud hooned ja need on siin minu selja taga üsna ehedal kujul olemas ja tegelikult on neid siin igal pool ümber, tasub ainult vaadata. Täna neid saab veel vaadata, aga mine tea kui kaua, sellepärast et võib juhtuda väga hõlpsasti see, mis on siin üle tee aset leidnud. Paikenest liigume tubli 150 kilomeetrit lõuna poole, kus meid ootavad ees uued külad ja uus vähetuntud soome-ugrilaste rahvakild Luutsi maarahvas, kelle päritolu seostatakse Lõuna-Eestiga. Kui siin Luutside külades ringi sõita, siis hakkab kangastuma see pilt, üsna eestlaslik pilt, et nad otsisid endale uut paika, kuhu oma kodu rajada. Nad tahtsid elada oma moodi, oma viisil, uskuda oma usku ja nad on tõesti leidnud sellise koha, kus mitte kedagi ei ole. Ehk siis siin ei ole väga tihe asustus ja ma ütleks, et siin on peamiselt madal soine ala, mets vaheldub mõne siukse märjema lombiga, nii et siia on võimalik täiesti mõnusalt ära peituda. Minu selja taga on Raipole kirik, mis on siis selle piirkonna Luutsi maarahva peamine kirik. Ma nüüd kasutasin sõnu eestlane ja maarahvas. Ma tegin seda teadlikult sellepärast, et väita teile seda, et nad asusid siia niivõrd ammu, et sõna eestlast veel polnud olemas. Eestlane tuli alles 19. sajandi keskel, aga ennem oli siis olemas maarahvas. Miks nad siia ümber asusid sellepärast, et säilitada oma usku. Et Lõuna-Eesti piirkonnad 17. sajandi alguses läksid Rootsi võimu alla. Rootsi oli aktiivne, võiks ütelda agressiivne luteri usku levitav, kaitsev riik ja selleks, et säilitada oma usku, ei jäänudki midagi muud üle, kui siia piirkonda ümber asuda. Ja nii palju oleme siis siin kohalike inimeste jutust aru saanud, et eestlased olid väga kirglikud katoliklikus kirikus käijad. Anna on esimene Luutsi maarahva juurtega inimene, keda sellel rännakul kohtame. Oma esiisade keelt ta ei oska, küll aga mäletab neid, kes seda tegid. Luutsi keel kuulus Lõuna-Eesti murderühma ja oli oma kõlalt väga sarnane Võru murdega. Imeline võimalus on Annaga 2 sõna juttu rääkida, kes on Luutside otsene järeltulija ja tema esivanemad puhkavad siin samas kiriku veeres kalmistul ja Annal on kaasas üks hulk fotosid. Anna, кто в этом фотографии? На этой фотографии моя прабабушка Антонина Никонова. Она говорила какого? Она говорила по-эстонски, и у нее в паспорте тоже было написано, что она национальность у нее была эстонка. А вы тоже умеете эстонского говорить или нет? Я умею только считать до 10. Пожалуйста. Да,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ma sain ideaalselt aru sellest. А кто этом? Вот тут моя прабабушка. И вот наш родственник из Тарту, из Эстонии, они каждый год, вот это я маленькая, они каждый год приезжали к нам в гости. Вот Волайны и вместе со своей женой. Вот тут на фотографии видно, где вот Helmi, его жена, и вот Волайны. Anna jutust siin Kaidorile tuli välja, et tema perekonda esivanemaid külastas keeleteadlane Paulo-Priit Voolaine. Paulo-Priit Voolaine oli niisugune, mõnes mõttes võiks ütelda ka hõimutöö niisugune aktivist, kes käis siis siin lutside ja ka leivude juures siis äratust toomas. Et tema oli mitte siis selline mees, kes just uuriks ja paneks igat seda sõna kõike kirja, aga tema püüdis propageerida aktiivselt eesti keele valdamist ja oskust, et eesti keelt õpetatakse siinsetes koolides ja et siiski lutsideks saaks tublid eestlased, nii et tal oli terve rida mõtteid, kuidas siis neid poisse, lapsi siis Eestisse koolidesse saata ja siis, mida ta kasutas aktiviseerimiseks, tegi seda, et jagas välja siis jõulukinke just nendele parimatele perekondadele, kus olid lapsed eesti keele niimoodi omandanud. No какие были эти подарки? Всегда привозили конфеты Калев в красивых вот в таких упаковках. И сколько, я помню, всегда было пепси в таких стеклянных бутылочках небольших. У нас еще таких не было, а вот в Эстонии всегда были. А у вас сейчас есть этот книга, это учебник эстонского языка? Где-то была, но навряд ли, что я найду. Anna tõi meid siia Raipole kiriku kõrvale kalmistule, kus puhkab tema perekond. Ja Anna perekond on just see, kes viimasena seda lutsi keelt kõneles. Ja siin on vana-vanaema Antoniina, kelle tõttu Anna oskab neid eestikeelseid sõnu öelda. Ja siin on ka Nikolai Nikonovs, kes lahkus meie hulgas 2006. aastal ja tema oligi viimane luutsi keele kõneleja. Kuigi luutsi keelt keegi emakeelena enam ei räägi, leidub siiski neid, kes on võtnud luutsi keele hoidmise oma südameasjaks. On olemas õpikud ja ka need, kes õpikute järgi keelt õpivad. Mõnega neist õnnestub meilgi kokku saada, kuid need kohtumised toome teieni juba järgmises saates. Siis räägime ka sellest, kes olid kreevinid ning kuidas nende pärandit püütakse praegusel ajal taas elustada. Kohtume jälle nädala pärast. Seniks kõike paremat!